Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik diagrammi teisaldada ühelt töölehelt näiteks teisele või ka töölehe raames. Kuidas on võimalik diagrammi suurust muuta ja kuidas on võimalik teda kustutada. Nüüd diagrammi teisaldamise jaoks, suuruse muutmise jaoks või kustutamise jaoks ei tohi diagrammi siis aktiveerida selliselt, et ta oleks sisu aktiveerimine, vaid te peaksite diagrammi aktiveerima ühe klõpsuga, ehk siis nii-öelda, nagu me eelnevalt rääkisime, aktiveerima ta objektina. Ja aru saate sellest, et olete objektina aktiveerinud koheselt, kui te vaatate üleval menüüsi, kõik tööriistaribad, mis on algupäraselt, on ka praegu alles ja samuti on näha, et diagrammi nurkades on rohelised kastikesed. Nüüd, kui teil on just selliselt diagramm aktiveeritud, siis nüüd teisaldamise jaoks, ma toon natukene pildi välja, võite te diagrammi lihtsalt lohistada, hoides all hiire vasakut klahvi. Te võite teha diagrammi peal lõika, käsu, kasutades näiteks neid kääre siin üleval, ja seejärel avada mõne teise töölehe ja siin kasutada aseta käsku. Ta jääb ilusti seotuks originaalandmetega ja see ei muutu. Kui ma tahan selle sammu tagasi võtta, võtan tagasi noole. Vähem vaatan diagrammi lehele, siin veel ei ole, võtan ühe sammu veel tagasi ja nüüd on tagasi. Diagrammi suuruse muutmise jaoks samamoodi, kui ta on teil aktiveeritud, siis te võite nurkadest kinni võtta ja lohistada. Võite ka lohistada horisontaalselt, võite vertikaalselt, ehk iga selle rohelise kastikese peale liikudes hiirega, vastavalt siis ilmuvad nooled ja hiire vasakult klahvi all hoides saate ilusti suurust muuta. Ja viimase asjana, kuidas diagrammi kustutada, ehk siis samamoodi diagramm peab olema aktiivne, aga mitte sisu, vaid just siis see esmane valik, et ta on objektina aktiivne. Ja nüüd klaviatuuri pealt delete klahv on kõige mugavam võimalus selle jaoks. Ja jälgige palun seda, et kui diagramm on topeltklõpsuga juhuslikult tehtud aktiivseks, siis delete klahv annab sellise nii-öelda vastuse teile. Nii et kindlasti peaks olema siis ainult objekt aktiivne ja nüüd delete klahv klaviatuuri pealt. Ja ongi kustunud.